Tere hommikust! Rõõm siis taas kord järjekordsel webinaaril rääkida natukene juttu. Ja tänaseks teemaks on siis, milliseid olulisi uuendusi toob endaga kaasa SharePoint Premium. Ja mina olen Heiko Kukk, Primendi siis arendusosakonna juht. Ja räägingi täna sellest, et mis ma siis nii-öelda siin vahepeal sellest SharePoint Premiumist teada olen saanud. Mõningad sellised üldised demosid, mida me üritame teha, ehk siis jällegi, mis ma Microsofti poole pealt klõpsime läbi mõned demod. Ja samamoodi siis ongi, võite küsimusi küsida jooksvalt, üritan neile ka vastata ja samamoodi siis tänase sellise webinari lõpus, siis ma näitan pisut ka üldiseid SharePointi asju, natukene puudutame Viva Amplify'd, ehk siis üritan selliseid mõningaid stsenaariume teiega läbi mängida või siis lihtsalt nii-öelda mainida neid asju, mis siis on SharePointi enda tava SharePointi, kes ka kaasa tulnud. Ehk siis praegusel hetkel, kui me räägime SharePoint Premiumist, ühest küljest siis samamoodi ka SharePointi online'i ikkagi uuendatakse taustal, et see kuhugi ära ei kao. Aga jah, et mis siis põnevat on sinna juurde tulnud. Ja kui me siis räägime SharePoint Premiumist üldse, et tegelikult võib-olla vaatame sellist üldist pilti ka, et mis on need keskmised probleemid, et millega me rinda pistame. Et sellises maailmses mastaabis siis ongi see, et keskmisel ettevõttel ongi 20% andmetest on struktureeritud, on need siis läbi mingisuguste nii-öelda programmide või siis ongi see, et inimesed ise peavad järgi seal taga, kuidas andmebaase nii-öelda üles ehitada ja kuidas seda korralikult ära struktureerida. Ja tegelikult ütleme 80% ongi meil sellised andmed, kus siis on erinevad emailid, mõned sellised dokumendid, mis on kuidagi nii-öelda pooleldi käigu pealt tehtud, igasugused erinevad esitlused, eks ju, et mida me teinekord võib-olla hoiamegi siin, kas kuskil OneDrive'il, desktopis, kus iganes kohas, eks ju. Et ei ole neid kokku koondanud, ei ole neid võib-olla sellest nii-öelda ära jaotanud, ei oma sellist päris head ülevaadet sellest, et kes mida on kusagil teinud. Ja see on siis üks koht ka, et kuhu Microsoft enda sõnul siis üritab selle SharePoint Premiumiga sisse tulla. Siis samamoodi on tegelikult üleüldine dokumentide kasutamise dubleerimine, ehk siis kõik, kes me nii-öelda oleme SharePointi kasutanud, erinevaid teisi platvorme, kus siis nii-öelda andmeid hoiustada saab, et tihtipeale siis ongi see moment, et ongi, ütleme, erinevad osakonnad teevad võib-olla siis sama tööd, sama dokumendiga peavad ise tööd tegema, ehk siis on küsimus tekib, SharePointi kontekstis just eriti, et kui meil on üks konkreetne dokument, aga tegelikult ma peaksin seda justkui nii-öelda jagama, ma ei tea, finantsiga, turundusega, kõik peame selle kallal tööd tegema, eks, et kuhu ta siis tegelikult oma nii-öelda olemuselt kuulub, et kus me seda siis hoiustama peaksime, et kas ta peab olema siis turunduse kuskil kaustade vahel niimoodi, et me jagame siis ligipääsu just sinna kõigil nendel teiste osakondade või siis vastupidi finantsosakonna all, eks. Ja see on selline vähemalt minu kogemuse järgi, et mida ma olen näinud igalt poolt, on selline alatihti tekkiv küsimus, et jah, et kuhu ma siis need asjad panen ja siis me peame hakkama asju liigitama ja jällegi SharePoint Premiumi üks mõte siis ongi see, et arendada siit seda nii-öelda olukorda edasi, kus siis me rohkem seome omavahel dokumente ja tegelikult ongi see, et kui dokument isegi nagu ühes asukohas asub, et siis me saame nii-öelda viidata sellele dokumendile või sellega seotud dokumentidele. Ja samamoodi tegelikult ütleme, andmeid on hästi palju. Et kui me vaatame üldse nagu kõike, mis Microsofti keskkonnas toodetakse, ehk me räägime tegelikult, ütleme, sadadest miljonitest klientidest otse loomulikult, kes siis kasutavad seal Wordi, Exceleid, PowerPointe, siis iga päev laetakse Microsofti keskkonda kokku umbes 2 miljardit dokumenti, mis tegelikult on väga-väga suur kogus ja me iga päev siis toodame seda nii-öelda sisu juurde, need numbrid on ajas kasvavad kogu aeg, kasvavad üleüldised numbrid, eks ju, ja tegelikult, kui me hakkame ettevõtte kontekstis vaatama ka, et siis tihtipeale ongi see küsimus, et kuidas siis planeerida ka seda andmete hoiustamist, eriti veel näiteks sellisel juhul, et kui meil SharePointi kontekstis on see, et meil on mingis mõttes nagu piiratud ressurss, ehk siis kõik see, mis meil tuleb selle nii-öelda litsentsiga ja selle nii-öelda tasuta kujul tuleb kaasa, meil on antud mingisugune limiit ette ja siin tegelikult me peaksimegi nii-öelda oskama prognoosida seda, et ütleme siis aastases lõikes, kui palju andmeid me juurde toodame, on see siis terabait, on see pool terabaiti ja jälgides siis seda piirangut, et kui palju meil on ette antud, et siis kas me nii-öelda suurendame seda mahtu, ehk siis ostame sellist nii-öelda kuupõhist mahtu juurde
või siis meil on välja töötatud mingi väga konkreetne arhiveerimispoliitika just selles kontekstis, et kas me siis kuhugi NAS-i peale või kuhugi teise kohta salvestame siis teatud vanusega dokumendid ära. Ja noh, täpselt ongi see, et igasugune andmete hoiustamine siia käib selle alla, et tõesti, et millised erinevad andmekandjad meil on, et kus me neid hoiame. Ja samamoodi andmete töötlemisel on siis ka see moment, et kus siis meil ikka aeg-ajalt tekivad inimlikud vead. See on just erinevate selliste küberohtude kontekstis, et keegi kogemata kusagil klõpsib valet asja, on meil hopsti, pahalaste viirus on sees, meie andmed on kadunud ja tihtipeale ongi see, et me isegi võib-olla ei hooma seda, et kui meil ikkagi nädalaks kaheks kaob ligipääs ära mitme aasta tööle, meie igapäevatööle, et milline kulu see tegelikult ettevõtte jaoks on. Ja noh, ütleme jällegi, SharePoint Premiumi mõttes on kõik neid probleemkohti mingil määral katta. Muidugi samamoodi on see, et SharePoint Premium ei ole mingisugune 100% uus ja särav toode, eks. Me kasutame siin mingisuguseid vanu asju, millest ma räägin ka täpsemalt tegelikult, et mis siia on sisse toodud, tuleb siiski mõningad ka uued sellised põnevad väljavaated, mida saab kasutada, aga sellest siis mõne hetke pärast. Kui me vaatame Microsofti enda sellist promo poolt, eks võtsingi välja spetsiaalselt, et vaatasin, et millised olid need erinevad sõnumid, mida siis eelmise aasta lõpus, kui see SharePoint Premium ametlikult siis välja kuulutati, et tegelikult siin praegusel hetkel seda reklaamitakse minu arust sellise täieliku superheerona, eks, et mina pisut olen skeptiline hetkel veel, skeptiline puhtalt selles mõttes ka, et ongi see, et meil lastakse järk-järgult neid erinevaid uuendusi välja, neid kindlasti võiks testida. Absoluutselt siin on selline maagiline sõna AI on siin sees, eks ju, selles SharePoint Premium tootes endas ja Microsoft ikka, eks ju, kui midagi uut ja põnevat tuleb, eks nad panevad sellise marketingi kampaania ikkagi päris jõuliselt kohe tööle. Aga hästi minu jaoks oli selline huvitav lugeda lihtsalt, et kuivõrd sellises ülivõrdes sellest siis ka räägitakse, kuigi tegelikult tol hetkel meil ei olnudki reaalselt mingisugust käega katsutavat asja, vaid me rääkisime tulevikust, et tuleb selline asi, teelu muutub päeva pealt, kõik on ilus, muru on kohe rohelisem ja nii edasi. Aga vaatame, mis siis sellest saab. Ja mis asi see tegelikult siis SharePoint Premium selles mõttes on? Nagu ma ütlesingi, et oma olemuselt tuleb see sellise mitme erineva toote ühte toomine. Me räägime siis eelkõige sellest, et kuidas neid dokumente üldises mõttes hallata. Jälle hästi tugevalt on siin see AI pool sees. Microsoft Backup. Backupi kontekstis siis ongi see, et ma näitan sellise väikse demo siin ka ära hiljem, et kust ja kuidas. Aga Microsoft siis ongi see, et ta teeb siis koostööd erinevate backupi pakkujatega. Ja see on siis tootestatud lahendus siin, ehk siis me saame varundada OneDrive'i, SharePointi ja Microsoft Exchange'i siis meiliserverit. Et siia liitub mingisugusel hetkel ka Teams, et praegusel hetkel seda ei ole välja reklaamitud, aga seda toote valikus hetkel ei ole, et me saaksime sinna panna. Ja üldises plaanis ongi täpselt see, et me siis saame kõik need, ütleme siis mahu pealt hakkame tegelikult seda tarbima. Microsoft Archive, ma arvan, et see on olnud võib-olla selline laialt levinud teema või küsimus siin teinekord ka meie igapäevatöös, et kuidas ja kuhu arhiveerida, mida siis nende dokumentidega teha. Absoluutselt, jah, meil on need erinevad maapealsed võimalused. Teinekord on lihtsalt see, et kui ei ole ette pikalt, ehk siis me ei ole seda kogu SharePointi ressurssi ära kasutanud, et siis on ka seda sinna samasse teisele leheküljele loodud eraldi arhiivileht ja siis sinna asjad talletatud. Aga see on, ütleme sedasi, et pigem selline paari aasta väljavaade, et kuna jällegi, nagu ma eelnevalt ütlesin, toodame kogu aeg tegelikult andmeid juurde, siis mingil hetkel ikkagi tuleb hakata sealt SharePointist asju välja arhiveerima või siis ongi see, et mahtu juurde ostma, kuna need mahud lähevad hästi suureks. Ja siin siis ongi see, et ütleme põhimõtteliselt tegelikult ma arvan, et siin on malli võetud laias laastus Azure'i sellistest arhiveerimisteenustest või sellist, ütleme Azure'il on samamoodi, Microsoft Azure'il on siis ka puhtalt selline arhiiv ja siis andmete hoiustamine, seal on ka siis erinevad hinnastamise tasemed.
ja siin on ilmselt jah, manti nagu võetud tegelikult selle pealt, et kuidas see nii-öelda töötab ja loodud selline nii-öelda abitoode juurde. Lisaks, mis siis veel ongi Microsoft Copilot ja for SharePoint. Noh, Copilot on ka meie siin oleme hästi palju tegelikult sellest rääkinud. Just, et põhimõtteliselt kõigil toodetel, mis vähegi Microsofti portfellis on oma nii-öelda Copiloti võimalus, on see, et ma saan seda nii-öelda Microsoft Wordis kasutada, abistab mind erinevate tekstide loomisel, kujundamisel ja nii edasi. Ja samamoodi nii-öelda tuleb SharePointi poole ka, et ütleme, siin me räägime võib-olla sellest jah, ütleme Copilotist nagu selles kontekstis, et ta abistab meid ühest küljest siis sellise siseveebi sisu või siis nii-öelda sellise kujundusliku külje pealt, et kuidas luua erinevaid lehti, kuidas neid kujundada, millised nii-öelda veebiosad peaksid kasutuses olema, et ta jagab siin neid soovitusi. Ja samas siis ütleme, Copilot hakkab ilmselt rolli mängima ka just sellise nii-öelda dokumentide tag'imise või märkimise seisukoha pealt ja üldisema nii-öelda klassifitseerimise mõistega. Et see tegelikult see Copiloti syntaxi osa siin on hästi tugevalt omavahel seotud. Aga jah, et ütleme siis premiumi tootes kui sellises on endas sees ka see, et jah, tõesti, et sa saad nende erinevaid pilte, erinevaid dokumente hakata automaatselt tag'ima. Ja see on siis nii-öelda Microsofti sõnul just selle eesmärgiga, et hõlbustada seda nii-öelda otsingusüsteemi ja jälgida neid nii-öelda erinevaid gruppe, mis siis nendest märkimistest moodustuvad. Kas siis on need mingid marketingi dokumendid või siis midagi muud ja klassifitseerimine just nagu selles mõttes, et jällegi Microsoftil üldises plaanis on tegelikult võimalused olemas, et me saame siis oma dokumentidele juurde panna erinevad märgised, mis on siis seotud täiendava poliitikaga, ehk siis ongi see, et asutuse siseseks kasutamiseks, need, mida me võime majast välja jagada, mida siis on võib-olla mingisugused kindlad osakonnad kasutavad, et me saame siin siis nii-öelda üle kirjutada need erinevad SharePointi poolsed õiguste maatriksid, et tehagi selline täiendav turvakiht sinna juurde. Ja see samamoodi näiteks puudutab ka seda, et see võib olla ka nii-öelda asukohapõhine selline mitte otse klassifitseerimine, vaid see nii-öelda krüpteerimine. Ehk siis ongi see, et meil on mingisugused andmehoidlad, lepingud, tõstame need sealt välja, dokumendid, eks keegi tahab tõsta neid näiteks, tahab endale arvutisse talletada, et siis ta automaatselt nii-öelda krüpteerib selle ära ja siis põhimõtteliselt see administraator kasutaja või siis see, kes need andmed sinna tõstis, kes nad nii-öelda krüpteerima pani, et tema siis saab need andmed ainult lahti teha. Et tegelikult ongi see, et nende dokumentide kasutamise mõte on see, et kasutada neid ainult seal keskkonnas, kuhu nad on üles laetud ja kui keegi tahab neid mujale liigutada, et siis ta nii-öelda lukustab need dokumendid ära. Ja syntaxi puhul ka jällegi, et käin hiljem pisut täpsemalt selle läbi. See on nüüd selline asi, kus siis väga palju tuleb sisse sellist nii-öelda dokumendi analüüsi poolt, dokumendi sisu analüüsi poolt just. Sama see nii-öelda AI temaatika ja kuidas seda sisu hallata, et kui siin on selline hästi halb pilt on siin vasakul pool, aga jah, et see on siis üks näide nagu sellest, et see ülemine siis põhimõtteliselt esindab seda, et kuidas me üldjuhul tänasel hetkel hoiame oma dokumente, et me väga palju ei kasuta seda metainformatsiooni siin dokumentide juures, et pigem ongi see nii-öelda modified kuupäev ja kes on selle nii-öelda muudatuse teinud, siis syntax toobki just sisse selle, et me hakkame hästi palju dokumente just sisu kontekstis hakkame siis metainfosse kõike seda salvestama, et me saaksime jällegi siis nii-öelda neid eraldi struktureerida, me saaksime neid sidususi siin erinevate dokumentide vahel teha ja ongi see, et me ei peaks hakkama käsitsi seda tegema. Et ühest küljest ongi tegelikult see, et kui meil on, ma ei tea, paar tuhat lepingut, eks ju, me tahaks sealt hakata nii-öelda välja võtma seda informatsiooni, et kellega see leping sõlmitud, mis kuupäevad seal sees on, mis on võib-olla mingisugused tunnihinded või lepingu mahud, eks ju. Et selleks, et need paar tuhat dokumenti üle käia, on kellegi väga suur töömaht. Ja seda siin siis nii-öelda syntaxi poole peal võetakse ka arvesse, et me saaksime seda nagu rohkem automatiseerida. Ja üks selline täiendav asi, mis on minu jaoks natuke selline nii-öelda hämarus jäänud, sellepärast, et mul ei õnnestunud praktiliselt mingisugust informatsiooni selle kohta leida, on siis SharePoint dokumendi portaal.
ja seda reklaamitakse kui efektiivsemat koostööd väliste osapooltega. Noh, mida see efektiivsus tähendab? Portaal iseenesest ütleb justkui nagu seda, et tead, siit siis tekkida mingisugune, ma ei tea, kas see on siis täiendav lehekülg, et kui ma mõtlen jah sõna portaali peale, siis minu jaoks see võib-olla seostub rohkem isegi nii-öelda Power Appsi poolega, kuna Power Appsil mingil hetkel oli ka selline toode nagu Power Apps portal ja nüüd see on siis nii-öelda muutunud Power Pages'iks, ehk siis me saame luua selliseid lehti, kus siis on võimalik nii-öelda isikustatud või siis nii-öelda anonüümsetel inimestel ligipääs lubada ja sinna, mis saame justkui laadida mingisuguseid andmeid üles. Power Pages praegusel hetkel töötab pigem selliste nii-öelda vormide ja informatsiooni jagamise kontekstis. Võib-olla see dokumendiportaal tuleb midagi sarnast, et ma selle koha pealt hetkel ei oska väga palju kommenteerida. Ma saan aru, et Microsofti poole pealt selline nii-öelda avalikustamine on pigem hetkel planeeritud kuhugi aasta teise poolde, kus siis nii-öelda tuleb ka lõpuks see nii-öelda SharePoint Premiumi täistoode tuleb välja, et hetkel pigem ongi selles, et tilgutatakse samm-samm haaval erinevaid funktsionaalsused, et mida siis nii-öelda saab kasutada ühel või teisel viisil. Ja kui me nüüd läheme võib-olla konkreetsemaks, siis ongi see, et SharePoint Backup, selle puhul siis ongi see, et tead nagu öeldud, OneDrive, SharePoint Exchange, varsti Teams ka. Mis on siis backupi hinnastuspoliitika on see, et $0.15. Jällegi hinnad olid dollaris, me võime eurokursi siin natuke kurssi arvestada, võttes see on siis mõned sendid nii-öelda allpool gigabaidi kohta kuus. Et ühest küljest jällegi ongi see, et eks me peame siin võrdlema, et mis on meie enda kulud erinevate backup teenustega ja kas see on siis nii-öelda meie jaoks võimalik. Aga siin võib-olla siis ongi see, et ma tegelikult korraks siis nii-öelda vahetan siin pilti ja ma võtan ühe teise akna ette ja käime korraks selle backupi poole läbi ka. Et Microsoft ongi siis teinud sellised nii-öelda läbikõndimisvõimalused, et kuidas, mida teha. Et üldiselt siis tulebki tegelikult selle nii-öelda admin poole pealt, et meil on siis valikus erinevad lahendused, mida ma mainisin, et me saame siis selle nii-öelda poliitika ülesse siin sättida, et samamoodi jällegi, et eks, et kui pikalt me seda teeme, millise nii-öelda regulaarsusega, jah, samamoodi ongi see, et kui palju siis nii-öelda erinevad metadatat siia arvesse võetakse kõike seda. Ja selle puhul siis ongi see, et me siis põhimõtteliselt ülesseadmine ei ole iseenesest väga selline keeruline, kui seda hetkel siin vaadata, et põhimõtteliselt ja ühest küljest me peame siis paika panema see, et mida meil siin vaja on, eks ju, et me saame siis vaadata just seda, et millised erinevad leheküljed sellega seondunud on. Me saame reeglites sisse panna, et kas see on siis nii-öelda nimepõhiselt, me valime selle lehe välja, kuhu see nii-öelda backup tehakse või siis jah, täpselt ongi see, et nagu ta siin mainib, eks ju, et on sales, finance, legal, eks ju, ja samamoodi siis jälgimegi seda, et millised nii-öelda võib-olla meil on puhtalt vaja ainult need muudatused salvestada, eks ju, või siis ma hoian nii-öelda täiendavalt kogu nii-öelda seda sisu nii-öelda varunduses selle koha pealt. Ja sellega ongi täpselt see, et kui me nii-öelda ära seadistanud, siis ta annabki meile valikusse selle, et millised leheküljed meil on siin olemas. Et siit on ka näha seda, et mõningad neist lehtedest on juba selle kasutaja poolt nii-öelda varundamisesse määratud, ehk siis viitab jah sellele, et me saame seda teha nii-öelda lehtede põhiselt. Et siin varem oli siin erinevate backupite puhul oli võib-olla see, et pigem kui nad nii-öelda seda 3+5 ülest pakkusid, siis nad tahtsid, et me võtaksime ikkagi nii-öelda terve selle SharePointi üles, eks, et just kui paneme selle põhimahu sinna sisse. Aga ütleme praegusel hetkel see siin viitab rohkem sellele, et me tõesti võtame mingisuguse selektsiooni nendest erinevatest lehtedest, kuna lehtede arv võib ka olla hästi suur ja siis paneme need nii-öelda varundusse. Ja siin tegelikult siis näitab meile ka, et kui palju seda mahtu seal taga on täpsemalt. Ja ongi see, et tõesti me saame siia siis mingid erinevad nii-öelda andmed üles laadida. Ta näitab seda, et põhimõtteliselt meil tuli siit välja 20 erinevat lehekülge. Just selle nii-öelda viitega, et nad sisaldavad endas teatud märksõnu, mida me siin kasutame. Ja põhimõtteliselt ongi see, et me oleme tegelikult selle poliitika paika pannud, see on aastane periood, mida me siin kasutame. Just lehekülgede arv kokku, saame vajadusel nii-öelda ise ära määrata, et millist nii-öelda süsteemi me selles kontekstis kasutame. Ja
tegelikult seda nii-öelda üles seabki, eks, ja siis on see mõnus osa, eks, et kus siis meil on uni jälle natukene magusam võib-olla ja saame sellega edasi toimetada. Ja, aga jah, see on siis võib-olla back-up'i poole pealt nii palju, et seda saab juba täna tegelikult testida, et ta on nii-öelda preview's. Aga preview puhul siis ongi see, et sellega nagu, kui te nii-öelda Microsofti poole pealt vaatate mingid tooted, millel on alati sulgudesse lõppu pandud see nii-öelda preview, siis Microsoft ise ütlebki seda, et kõik, mis on preview tooted, et nende esiteks hinnastus võib muutuda ajas ja teiseks siis on ka see, et need funktsionaalsused ei ole lõplikud. Et kui te nagu selle baasilt, ühesõnaga ma ei soovita selle baasilt veel mingisuguseid nii-öelda täislahendusi töösse panna. Kõik tooted, ükskõik mida te vaatate preview's, et pigem tehke need testversioonid, oodake, kuni tuleb see nii-öelda täieõiguslik lahendus välja ja siis ehitage terve oma süsteemi üles, et preview'ga on tõesti see oht, et te kasutate mingisugust loogikat, kuidas neid asju teha ja siis Microsoft ühel hetkel otsustab, et kuule, see funktsionaalsus, mis me seal preview's lubasime, et see nagu väga ei tööta või see on meie jaoks liiga palju peavalu või tööd või mis iganes see põhjus sul taga on. Ja siis võetakse tegelikult see välja sellest nii-öelda kogu sisust. Nüüd SharePoint arhiiv. Et arhiivi poole pealt siis ongi täpselt see, et andmed säilivad koos siis metainfoga. Dokumentide taastamisel ongi see, et kui me paneme nii-öelda mingisuguse SharePointi lehe, paneme arhiivi, et siis selle taastamisel me saame nad samade õigustega välja võtta. Siin võib-olla ma just pigem tooksingi välja selle, et tegemist on nii-öelda madalama hinnaga, et kui SharePointi mahtu juurde osta, kuna nii-öelda arhiveerimine ise on siis $0.05 gigabaiti kohta kuus. Ja selle puhul siis ongi see, et see on tegelikult nii-öelda väiksem summa kui täna nii-öelda mahu poole pealt juurde osta. Ja selle puhul siis ongi see, et kui me vaatame nagu kuu või aastapõhist lahendust, siis Microsoft arhiivi puhul jah, et see on tegelikult siis üle 10 sendi odavam. Ehk siis see oli vist 0,17 ja 0,20, mis siis nii-öelda töötas üldise mahu juurde ostmisel. Ja muidugi see on saitide põhine, et saidid siis saate ise valida, millised saidid teil lähevad sellesse nii-öelda arhiivi moodi, et see siis võetakse teil sellest üldisest mahust maha. Ja sellisel juhul siis põhimõtteliselt ongi see, et see hetk, et sellest demost näitab ka, et see hetk, kui teil on, ütleme, ongi see, et 2 terabaiti on teil selle limiit, määrata, et see nii-öelda 500 gigane sait peaks minema siis arhiveerimisele, siis ta võtab sellest 2 gigast selle kohe maha ja suunab selles keskkonda ära. Ja muidugi seda peab arvesse pidama siin sellisel juhul, et arhiiv ei ole kättesaatav kellelegi peale administraatori. Et see tuleb siis sellisel juhul nii-öelda taastada, kui me tahame sealt nii-öelda andmeid kätte saada. Ja siin selles loogikas pigem siis on see, et tõesti, et me arhiveerime need leheküljed, mis tõesti peavad siis, kas ütleme seaduse kontekstis meil olema 7, 10, 15 aastat nii-öelda talletatud või siis sellised leheküljed teha, et mida me tegelikult nii või naamoodi kuhugi kettale paneksime ja mida väga palju ei puututata. Et siin siis ongi see, et see tuleb nii-öelda hästi läbi mõelda. Arhiivi puhul siis lehe taastamine 7 päeva jooksul sellest hetkest, kui me ta arhiivi saatsime, on tasuta. Aga kui me tahame hiljem seda jälle nii-öelda sellest külmast arhiivist välja tõmmata, siis tegelikult tuleb arvestada sellega, et tekib selline $0.6 gigabaiti kohta tekib see kulu, et selle nii-öelda taastamise kontekstis. Et ta on selline võib-olla pisut selline nii-öelda trikiga lahenduskäik, et peate kindlasti nii-öelda läbi mõtlema selle, et mis ja kuidas sinna läheks. Aga vaatame võib-olla seda ka nii-öelda selle demo poole pealt, ma võtan siit järgmise asja lahti, paneme selle eelmise kinni. Ehk siis jah, administreerimise keskusest SharePointil see nii-öelda kätte tuleb. Me saame vaadata siit ära, et kus on need nii-öelda aktiivsed leheküljed. Ta näitab meil ka see, et sellest 2,46 terabaidist on ainult kõik närgasud. Meil ei olegi midagi alles. Ja siis siin on selline koht nagu suur sait, mis on siis ligi 1 terabait andmemahtu. Et kui me selle peale nii-öelda läheme, siis ongi see, et ta näitab ära kõik selle mahu.
Ja antud hetkel siis on see koht, et siia on siis tekkinud juurde selline nupp, arhiveerimise puhul jah, siin on siis näide sellest, et kui see nii-öelda, ma nüüd kindel ei ole, aga ma arvan, et nüüd võib-olla Microsoft hakkab ka pisut võib-olla aktiivsemalt jälgima nagu seda, et hetkel veel on olnud need situatsioonid, kus lastakse seda mahtu natukene üle minna. Et Microsoft ei ole nii selline jäigalt jälginud seda, et kui meil on see 2 terabaiti mahtu, et siis kui seal on 2,05, eks ju, et siis justkui kusagil või midagi peaks selle eest nii-öelda maksma. Võimalik, et see läheb nüüd selle koha pealt karmimaks ja sellist lõtku enam nii palju ei ole, et kui ta siiani on olnud, jällegi kindlalt ei oska hetkel öelda. Aga jah, et ütleme arhiveerimiseks siis ongi see, et võtame selle nende lehekülje. Siin ta siis näitabki, et see on 7 päeva peale seda arhiveerimist, eks ju, et me saame selle uuesti taas aktiveerida tasuta. Aga kui see läheb nii-öelda üle, et siis me peame arvestama sellega, et meil on eraldi nii-öelda tasu selle eest. Ja siis näitabki meile, et sait on arhiveeritud ja selle koha pealt siis ongi see, et me näeme siis eraldi tekib siia selle, muidu administraator ilmselt näinud on meil aktiivsed ja siis mitte aktiivsed leheküljed, et siia tekib siis nii-öelda arhiveeritud lehtede nimekiri ja ta näitab seda, et kui palju erinevaid andmeid meil on siia siis kokku nii-öelda arhiveeritud. Et siit me siis tegelikult saame seda ka jälgida, et siin ongi see arhiveeritud, siis on see, et need on need 7 päeva ületanud. See nii-öelda hiljaaegu arhiveeritud, et see siis pigem näitab nagu seda, et meil on just äsja see tehtud ja mul on veel aega seda vajadusel nii-öelda välja võtta sealt, eks ju. Aga läheme edasi. Niisiis Microsoft Syntex. Syntex on võib-olla selline mingis mõttes minu jaoks on nagu hästi huvitav lahenduskäik. Et kuna siin tõesti ongi see, et hästi palju on sellist nii-öelda AI-d sees ja neil on erinevad nii-öelda sellised andmed, dokumentide töötluse lahenduskäigud, eks ju. Et panin siin nii-öelda mõned need nii-öelda ingliskeelsed nimed neil, et üks ongi selline nii-öelda pre-built document processing, ehk siis nii-öelda eelnevalt juba meie jaoks nii-öelda kindlatesse raamidesse pandud dokumentide läbikäimine AI poole pealt, ehk siis me saame siin nii-öelda võtta arvesse erinevaid lepinguid, arveid, müügiretsepte, igasugused pakkumiste põhjad, ütleme pakkumiste põhi on võib-olla selline natuke statsionaarsem dokument, aga lepingud just eelkõige see, et kus andmed pidevalt nagu muutuvad. Ja siin siis ongi see, et tõesti, et me nii-öelda õpetame AI välja selles kontekstis, et ta siis oskaks tuvastada kindlatel ridadel ära selle, et kes on see ettevõte, kellega see leping sõlmitud on, mis on need tähtajad seal sees, et need on alati kusagil sinna struktuuri mingite punktidele ära lisatud, mis on need erinevad numbrilised väärtused just tõesti hinnastamise osas, mida me oleme sisse kandnud ja ta siis võtab kõigist nendest lepingutest välja ja paneb selle sama informatsiooni, metainformatsiooni. Et seda saab siis jälgida seal paremini jällegi, suure koguse lepingute puhul see on ilmselt mõistlik lahenduskäik. Siis jah, samamoodi, eks struktureeritud dokumentide protsess, et see on siis see, et sa saad tegelikult siis kõige selle baasilt, mis sa oled hetkel nii-öelda loonud, sa saad tekitada nagu täiendavaid alamtüüpe, ehk siis sul on, ma ei tea, 3-4 erinevat tüüplepingut, mida sa nagu igapäevaselt kasutad, siis sa saad selle baasilt tekitada veel juurde ka 4., 5., 6., et ütledki, et kasuta nagu sellest lepingust neid väärtusi, sellest lepingust neid väärtusi, sealt need asjad, või siis sa kombineerid näiteks, ütleme, ongi see, et mingisugune tavaleping ja paned sinna juurde võib-olla mingisugused GDPR-i punkte, paned sinna juurde mingisugused NDA punkte, et sa saad lasta siis neid luua. Ja siin on siis see, et selle lahenduse puhul siis saab kasutada seda AI credits'it. AI credits on siis selline asi, mis siis on põhimõtteliselt see nii-öelda valuuta, millega me nii-öelda tehisintellekti ja erinevaid tehinguid saime nii-öelda toetada või jotsi sellest anda nii-öelda. Ja see AI credits tuleb siis selliste nii-öelda premium litsentsidega kaasa, et kui teil on ettevõttes kasutusel kusagil Power Automate, Power Apps, Premium, et mingisuguste töövoogude
või siis just mingite äppide jaoks, eks ju, et siis tegelikult igas sellises lahenduses on credits'id olemas ja neid saab siis siin ka kasutada. Struktureerimata dokumendid, et see on just täpselt seesama, et kõik, mida teil on vaja nagu kuidagi ära mudeldada, ära paika panna konkreetsetesse klassidesse, struktuuridesse, mis iganes on vaja selle dokumendiga teha, et siis nii-öelda jällegi AI laseb need dokumendid läbi, vaatab, eks ju, et mis siis on oma tüübilt või olemuselt sarnased ja koondab need siis kokku ja jälgib nagu seda täpsemalt seal. Samamoodi on siis see nii-öelda content assembly ehk siis dokumendid, mida me kasutame, nad on võimelised siis Microsoft listist või teistest dokumentidest nii-öelda andmeid võtma ja selle baasil ka näiteks lepingut koostama. Ehk siis pigem ongi jällegi see, et me saame siin nagu protsessi kontekstis ära siduda selle, et selleks, et me peame mingisuguse uue dokumendi looma, siis näiteks on Microsoft listi puhul meil on olemas nii-öelda vorm seal, täidame selle vormi ära ja siis ongi selle, et selle vormi lõpuks meil tekib siis nii-öelda mingisugune dokument, mis siis veel omakorda viitab mingisugusele järgmisele dokumendile. Muidugi tagimine, et automaatne märgise lisamine nii piltide kui ka kõigi dokumentide puhul, et saame jällegi paika panna mingisugused reeglid, mida ta hakkab tuvastama. Võib-olla ongi siin tegemist näiteks mingisuguste müügidokumentidega, et siis saabki järgmine demo tegelikult pisut näitab seda, et kus on tegemist siis just müügidokumendid, kus sees on pildid ja selle järgi ta siis tuvastab nii-öelda neid toote dokumente. Ja lisaks siis ongi täpselt see, et selline optical character recognition, mis siis on põhimõtteliselt see, et kui meil on eelnevalt välja prinditud leht, mis on jälle sisse skännitud või käsitsi koostatud isegi dokument, mingid pildid, sketšid, nende nii-öelda andmete lugemine ja selle siis nii-öelda just SharePointi keskkonda toomine, et see on võib-olla ka selline nii-öelda funktsionaalsus, mis on selle nii-öelda Copilotiga koos olnud ja Copiloti puhul samamoodi, et sa tegelikult saad nii-öelda tuvastada näiteks, ma ei tea, Power Appside koha pealt, kui seda äppi luua, et sa oled joonistanud selle ette, eks ju, et siis ta justkui nagu loob selle joonise alusel sul mingisugune äppi, eks ju, et ilmselt hakkab siin see samamoodi kuidagi käituma just, aga lihtsalt ongi teksti kontekstis ja piltide kontekstis, et need siis nii-öelda loob nende baasil kas uued dokumendid või tõmbab need andmed sisse selle koha pealt. Ja siis jälgib seda. See autofilli demo, mis me nüüd korra vaatame, sellega nüüd on see, et ta on võib-olla selline natukene kiirem seal, mis läbi jookseb. Aga jah, et ühesõnaga, nagu me siin näeme, et meil on eraldi dokumentide koht, eks ju, see on pealkirjaga 2024 suve mingi nii-öelda tooted. Ma saan aru, et siin tegemist on alates nii-öelda päikseprillidest ja sandaalidest ja kõige selleni. Ja tegelikult siis tahame luua nii-öelda uut informatsiooni siia juurde. Et just sellega, et me teeme siis uued sellised read siia, siis me kasutame siin nii-öelda AI abi. Ja selle puhul siis ongi see, et AI üldjuhul peame teda natukene seal õpetama. Me peame siis jälgima seda, et ta saaks mingisuguse mustri meie andmetest kätte või siis, et kui me just tahame väga konkreetselt midagi nii-öelda välja otsida. Ja siin ongi see, et siin on nagu mingisugune testfail on ees. Testfaili puhul siis et me just jälgimegi seda, et seda on siis nii-öelda AI-d on harjutatud sellega. Ja siin me siis saame nii-öelda kirjeldada seda ka, et mida me tegelikult siis nagu tahame, et see nii-öelda süsteem välja otsiks meile, eks ju, ja me otsime need toodete klassist just seda, et mingid sellised kerged värvid, erinevad veekindlused, pakub mingisugust UV-kaitset, eks, et kõik sellised tooted oleks meil nii-öelda välja toodud, et nagu meil siin näha oli ka, et suvekampaania ja siis põhimõtteliselt ongi see, et me teeme selle valiku ära selle, et kõik need olemasolevad või siis kõik uued failid, mis me siia lisame, et ta samamoodi protsessiks need läbi. Ja siis ongi see, et kuidas me siis selle nii-öelda otsime tulemused või need kriteeriad siia nii-öelda paika paneme. Jah, nagu ma ütlesin, valikus on siis nii-öelda seda kaks tüüpi, eks ju meil, kas ka ainult uued või siis kõik, mis olemasolevad on, eks ju, salvestame ära. Ja põhimõtteliselt siis ongi see, et aitab siis selle nii-öelda kolumni, kui me oleme talle mingisuguse nii-öelda ette andnud selle informatsiooni, et mille alusel mida teha, et siis ta hakkab meil dokumente läbi protsessima.
ja noh, siin ongi siis näha, et tegelikult ütleme, siin ta ütlebki, et näed, ei ole mainitud, eks no bright colors, et see jällegi kõik need kriteeriumid, mis me ette oleme andnud, et need 3 dokumenti, need sisaldavad jällegi seda. Ja samas siis peale seda tegelikult, kui see nii-öelda hinnang on antud, et siis me tahame siia luua ühe täiendava rea, eks ju, mis siis annabki meile see valikute rida, eks ju, mis siis annabki meile selle, et kas need tooted on valmis selleks kampaaniaks või seal on veel mingisugused puudused. Jällegi situatsioon on, eks ju, siin erinev, mida me nii-öelda kasutada saame. Põhimõtteliselt umbes samasugune täitmine nagu enne, eks ju, kirjeldused, dokumentide lisamine, loome selle uue rea ära, eks ju, jällegi protsessib ja noh, siis ta annab meile ülevaate sellest, et lähtuvalt nendest kriteeriumitest, eks, et kas ta on valmis, on ülevaatamisel, ei ole veel valmis, et kuidas iganes sellega nii-öelda toimetada. Ja seda nii-öelda siin edasi liigubki. Ja nii, aga liigume siis siitpoolt ka edasi. Syntaxi puhul siis on see, et täpselt, mida ma saan proovida hetkel. Syntaxit saab proovida. Et kui te lähete nii-öelda otsite veebist seda nii-öelda Server Premiumit, siis Syntaxil pakutakse hetkel prooviperioodi kuni juunini 2024. Võib-olla nad mingil hetkel seda natukene pikendavad ka. Ja noh, muidugi need mahud ei ole selles mõttes hästi suured, eks ju. Syntaxi puhul siis on see, et hinnastamine käib tegelikult siis põhimõtteliselt nende dokumentide pealt, mida me sinna üles liime. Nad on mingisugused sendid seal, põhimõtteliselt igal sellel kategoorial on mingi oma see hinnangi. Ja siis peab selle arvestama jah see, et neid dokumente ei saa palju olla, et kindlasti kui teil on 700 000 dokumenti, tahad kõik selle sealt läbi lasta, siis võib teil päris kalliks minna. Et ma arvan, et minu soovitus esialgu oleks pigem ongi mingite kas väga konkreetsete kampaaniate, mingisugust konkreetsete lepingutüüpidega, nendega nii-öelda katsetada, vaadata, et kui see nagu nii-öelda huvi teil on, et mitte seda nii-öelda, ehk siis noh, praegusel hetkel see nii-öelda põhi selline maksemeetod kõigi see premiumi puudutavate toodete juures ongi see nii-öelda pay as you go, et kõik, mida sa kasutad, et selle pealt siis maksad. Aga jah, et selles prooviperioodis siis ongi see, et me saame siis kasutada natuke testida just seda, et kas see on nagu meie jaoks, eks ju, et siin on mingisugused dokumentide tõlke, e-signature, sellest ma ei ole rääkinud ja tegelikult ma vist väga ilmselt sellest ei tahakski võib-olla siin praegusel hetkel rääkida, kuna Eesti kontekstis kõik need täiendavad sellised e-lahendused või e-märgiste andmised, mis PDF-ile külge pannakse, et meie nende Smart ID-kaartidega ei ole võib-olla nii relevantsed praegusel hetkel. Ja seda võib-olla ei ole nagu, ma ei näe vajadust. Lisaks minu arust see allkirja maksumus oli, ma ei mäleta täpselt hinda, aga see on nagu mõistlik, et ma täitsa imestan, et kes või kus see nii-öelda klientuur seal saab olema. Aga jah, et ongi see, et tegelikult meil on kõik see nii-öelda tagimine, dokumentide tuvastamine, et siin on isegi osade asjade puhul on see, et lehtede kaupa, mida ta nii-öelda läbi töötab, eks ju, et mõned asjad on per dokument on see unit, mõndadel on see nii-öelda toodud nagu lehepõhine välja. Ja siin me saame siis vaadata, et mida võimaldab, eks ju. Lisaks siis ongi see, et jällegi näitan seda lehte. Microsoft on teinud ka stsenaariumid selle kohta, eks ju, kuidas kasutada seda Syntaxit. Et põhimõtteliselt siin ongi see, et näiteks, mis me saame võtta siit, näed, kuidas siis nii-öelda sisse tulevaid dokumente käsitleda. Ja ongi see, et ütleme, meil on siis nii-öelda see AI mudel, eks ju, et siin on ka näha seda, et siin saab siis nii-öelda BI-d juurde ja Power Automate just selles kontekstis kasutada. Et Power Automate just ilmselt see, et tõesti, et kuhu see nii-öelda andmed meili pealt salvestatakse ja BI siis üldise analüüsi teostamiseks, aga põhimõtteliselt ongi see, et ma ei tea, näiteks mingisugused kindlustuspäringud või erinevad nii-öelda lepingu põhjad, eks, et mida siin saab mängida, et siin ongi see, et Microsoft on siis nagu mingid stsenaariumid nii-öelda ette mänginud ja siis ta pakub ka välja, et kuidas ja mida võiks siis teha, et samamoodi, et kuidas mingit informatsiooni lihtsamalt leida, dokumentide selline üldine nii-öelda see tundlikkus, eks, et kuidas siis seadistada ära see, et mida näiteks, et nagu ma enne ütlesin, et Microsoft
SharePoint Premium, eks tuleb kaasa ka tegelikult selle nii-öelda compliance või selliste nii-öelda klassifikaatorite kõige sellega. Et siis, et mida ma nagu selleks siis pean tegema, et kasutada siis neid nii-öelda markeeringuid seal just selle koha pealt, et kuidas näiteks süsteem siis automaatselt tunneb ära, et mis on siis meie jaoks tundlik informatsioon. Et kas see on siis see, et me käsitleme mingisuguseid isikukoode seal, on need mingisugused pangakonto numbrid, eks ju, ja kuidas siis neid nii-öelda hoiustama peaks, et kuidas neid ära tuvastada. Et siin saab väga hästi nii-öelda need erinevad stsenaariumid läbi mängida, et kui te seda prooviversiooni nii-öelda soovite katsetada, et siis tasub ilmselt pilguga siia heita ja saab nagu hästi sellega võib-olla aimu, et mida võiks nii-öelda läbi mängida. Ja, jah, hindadest veel võib-olla tõesti, et jällegi, nagu ma enne ütlesin, et preview'd, need ajavad kõik asjad segamini. Ehk siis Microsoft enda poolne kommentaar on praegusel hetkel see, et ütleme, SharePoint Premiumil saab olema 2 litsenseerimistüüpi. Et esimene mudel ongi täpselt see, et pay as you go. Mingi osa ilmselt nendest toodetest, teenustest jääbki selle pay as you go peale. Eelkõige need jah, et mis on AI-ga rohkem seotud, et need tulevad sinna kaasa. Ja teine siis ongi põhimõtteliselt, et tuleb mingisugune litsentsi mudel sinna juurde. Ja kuna see siis sisaldab endast seda nii-öelda dokumentportalit ja seda nii-öelda äridokumentide äppi ja kõik, mis huvitavad vidinad sinna juurde mõelnud on, eks ju. Et sellel siis tuleb mingisugune tootehind, aga mis see hetkel on, ei oska hetkel öelda. Syntaxi hinnad selles mõttes, et tegelikult kui te need stsenaariumid lahti võtate, siis sealt te leiate need hinnad ka, et kui palju seal erinevate dokumentide kohta või lehtede kohta siis seda nii-öelda kulu tuleb ja seda saate seal täpsemalt jälgida ka. Aga ütleme jah, kui me SharePoint Premiumit üldiselt plaanis vaatame, et siis ma arvan ka, et see on aasta teine pooleks, et kus siis tuleb võib-olla mingisugune täpsem hinnastus välja selle koha pealt. Tähtaegadest ja väga palju asju tuleb tegelikult välja, ongi see, et Syntaxi funktsionaalsust saab kasutada, selline üldine andmete laadimine kusagilt dokumendist, SharePointi, siin ongi aprill-mai on hästi palju neid funktsionaalsused on avalikult nii-öelda kättesaadavad ja neid saab eraldiseisvalt ka Syntaxi väliselt juurde lisada. Syntax on täna saadaval, minust oli, ta on tootena olnud juba eelmisest aastast. Ja jah, täpselt ongi see, et pay as you go-na on need kõik lahendused täna nii-öelda testitavad, millest ma üldjuhul olen rääkinud. Aga jah, see bränditud premium tuleb, ütleme, jah, ma ütlesin aasta teine pool, tõenäoliselt on see kuskil Q4, ehk siis viimane kvartal. Jah, jällegi ei oska öelda, mõtted ei oska nii hästi lugeda, et mida see Microsoft nii-öelda võib siin planeerida või teha. Mõne sõnaga ka see, et selle nii-öelda SharePoint Premiumiga, see on jälle juba selline nii-öelda täna tegelikult nii-öelda kasutatav, ehk siis see nii-öelda advanced management'i pool ja üldse nii-öelda poliitikate teemat, aga lihtsalt mõne sõnaga võib-olla korra läbi käia, et mis on need asjad, mida me saame dokumentide käsitlemise juures kasutada. Et just ongi see, et me saame siis saidipõhiselt neid erinevaid ligipääsude piiramisi kasutajate gruppide põhiselt paika panna. Lehtedele tuleb või on siis see võimaluseks, et kus me saamegi eraldi SharePointi lehe võtta, määrata ära selle, et sinna ei tohigi individuaalselt õiguseid anda, vaid kõik õigused lähevad siis ainult grupipõhiselt. Et ei teki seda olukorda, et eks jällegi me kontrollime natuke rohkem seda, et see grupipõhine õiguste jagamine on pigem see parem praktika just selles mõttes, et individuaalselt on tihti jälle need hetked, eks, et on jagatud siia, sinna, kolmandasse, neljandasse kohta on asjad välja jagatud. Keegi tegelikult päeva lõpuks ei tea, kuhu või millele või kuidas need andmed on see ligipääsud antud. Kui on grupp, siis meil on vähemalt see hea, et on raamatupidaja vahetub, võtame inimese, tõstame samasse gruppi ja toimetame edasi, et sellega saab hästi nagu edasi minna. Lisaks üleüldine selline allalaadimise keelamine, et kui praegusel hetkel ütleme seda allalaadimise sünkimist, et sa said nagu läbi nii-öelda õiguste tasandi SharePointis sees ka näiteks kontrollida
või siis jälgida seda, et siis nüüd ütleme saidipõhiselt, eks ju. See on jah, mingis kontekstis on täna ka nii-öelda kasutatav. Et saame selle peale panna, et inimesed ei saaks siis neid dokumente üldse oma arvutitesse laadida. Ja täpselt ka see, et erinevad nii-öelda mitteaktiivsete lehtede sulgemispoliitikad seal ka, et kas me siis nii-öelda arhiveerime nad, ühesõnaga meil hakkavad tulema raportid nagu selle koha pealt, et me saame teha neid raporteid, näiteks Teamsis ka me ise kasutame seda, et kus ongi see, et kui nii-öelda mingi Teamsi kanal ei ole ammu aktiivne olnud, eks, et meil on see vist pool aastat, siis tuleb nagu teavitus, et sul on võimalik seda kanalit nii-öelda uuendada ja käigus hoida, aga kui sa seda ei tee, siis see läheb nii-öelda sulgemisele. Et samamoodi jällegi nende saitidega, et need on sellised võimalused lihtsalt, mida on hea meelde tuletada ja mida te saate nii-öelda läbi käia. Ja andmete ligipääs jah, et tõesti need sensitivity labels, need tulevad nii-öelda dokumendikeskuse põhiselt. Jällegi vist varem oli see rohkem selline nii-öelda nagu saidipõhine, kus me määrasime ära need, et siis terve saidi kontekstis, et millised on need tundlikkusastmed, mida me seal kasutame, et me saame siis minna natuke konkreetsemaks dokumendikeskuse põhiseks sellega. Ja üldse siis ülevaade selle koha pealt ka, et see nii-öelda data access governance ehk siis mida tegelikult meie dokumentidega tehakse, et kui palju neid alla laetakse, et ma saan aru, et siin praegusel hetkel nagu see SharePoint andmecentrisse peaks tulema rohkem sellist nii-öelda visuaalset andmestikku ka, et kus me siis saame nagu jälgida neid andmeid, et just seda sama, et ta toob siis välja meile selle, et siin on meil selline dokumentide grupp, mida mingil põhjusel on 2 päeva jooksul 150 korda alla laetud, eks see, et siis tekibki nagu küsimus, et kas seal on midagi võib-olla natuke sellist kahtlast taustal. Aga jah, et me saame nagu neid seadistusi teha. Ja võib-olla siis ongi see, et korraks nagu ka seda nii-öelda roadmapi vaadata, siis ma näitan võib-olla kõrvalt ka mingisuguseid asju, et mida nagu teha. Roadmapi kontekstis jah, et asjad, mis on olemas täna, eks, ja mida ma siis ilmselt siin põgusalt korra läbi käin ka, eks, et meil on nüüd hästi tugevalt sisse tulnud SharePoint templates, et SharePoint templates kontekstis siis ongi see, et tegelikult siis võtame lahti selle teise lehe ka, et ma näitan selle pealt, et SharePoint template'i kontekstis ongi just see, et kus ma neid nagu nii-öelda template'i mõtlen, siis ongi see, et kui me hakkame nii-öelda uusi lehti või uudispostitusi või kõike seda looma, et siis siin on nagu võtame ka näiteks uue uudispostituse, eks ju. Et mis on nii-öelda välja tuldud, ongi see, et on loodud siis need põhjad näiteks puhtalt emaili saatmise peale. Et kui te täna ei ole veel seda nii-öelda näinud või märganud, eks, et siis kindlasti see on hea viis, kui varasemalt olid need standardsed uudistelehed, et mida te saatsite oma ettevõttes laiali, olid sellised hästi, ütleme, puised. Et kui ma tahtsin seda saata, et siis ta tegelikult tegi meil kokkuvõtte, pani lingi alla, ütles vaata SharePointis, et miks sa siin mailbox'is üldse peaksid seda tegema. Et siis nüüd on võimaldatud nagu ka seda, et me saame seda nii-öelda meilidel teha. Ja täpselt selline, nagu ta siin postituses on, eks, et selline ta hakkab ka välja nägema, et inimene tegelikult siis saabki seda postitust nagu sellisel kuul jälgida. Ja ütleme, selle mõne sõnaga seal roadmapis on mainitud ka igasugust sellist nii-öelda piltide ja videode töötlemist, siis ongi see, et me saame mängida siin, et töötleme neid kuidagi videosid, pilte mingil omapärasel kujul, eks, ja me saame siis tekste ja asju juurde lisada, et nad on pisut nagu piltide poole pealt, nad on lisanud ka sellist nii-öelda muutmisvõimalusi, mida varem ei olnud, eks. Samamoodi advanced editing, eks, et me saame mingid filtreid, mis iganes kontraste, kõike seda saame teha, et muidu oli see, et sa pidid hästi palju seda pilti töötlema tegelikult rohkem siis selle, pigem mingi enda programmi poole pealt, eks. Ja kui me vaatame seda, et kuidas me nii-öelda emailini välja saadame, eks, to CC, kellele läheb pealkiri juurde ja kirja sisu ikkagi tuleb nagu selline, et ta on selles mõttes nagu ilus, eks. Alati selgib see, et me saame selle lihtsalt lingina ka saata, on nupp, et vaata SharePointis. Aga jah, et see on nagu juurde tulnud. Ja lisaks siis ongi see, et kui me vaatame neid nii-öelda sektsioonide osa, ka siia on nagu template'id juurde tulnud, et uudiste ja uute lehtede loomise puhul, eks, et me saame siis salvestada siia enda jaoks ka ära mingisugused nii-öelda sektsioonipõhised lisad, et kuidas ja mida me lisame, et siin näiteks ongi see, et mul on tegelikult nii-öelda pilt ja tekst,
tulebki 3 rida ja siia me saamegi ka, ta loob meile mingi sisu jällegi valmis ära, et me lihtsalt peame puhtalt siis täitma selle reaalse infoga selle, et mida me tahame kasutada. Et kõike nagu seda me saame siin jälgida ja teha, et kindlasti nagu tasub seda nii-öelda arvesse võtta. Ja üleüldises plaanis ongi see, et tegelikult Microsoft, me saame kõiki lehti vajadusel ise nagu panna ka template'ideks, eks ju. See üks asi veel, mida ma olemasolevatest asjadest võib-olla mainiks, ongi see nii-öelda video project, eks ju, et kui te olete võib-olla siin tähele pannud, siin ongi tulnud siis juurde see nii-öelda Clipchamp video. Ja selle Clipchampiga siis on see, et just me saame tegelikult hakata ka mingisuguseid videosid looma, töötlema, eks ju, saame kas siis nii-öelda salvestama oma ekraani ja kaamerat, veebikaamerat eraldiseisvalt või siis ekraani, eks ju, teha mingisugused nii-öelda põhjad valmis, loome nii-öelda teksti põhise nii-öelda jutu siia juurde ja siis ongi täpselt see, et mida kõike meil on võimalik siis SharePointis olevatele videodele juurde lisada. Siin on eraldi nii-öelda ka varus mingid videoklipid, eks, et jällegi mingit uudispostituste juurde kuhugi näitena üles tahame lihtsalt nii-öelda meeleolu loomiseks kasutada. Väga hea võimalus võtta neid siit ja kasutada seda ja samas siis ongi see, et me tegelikult siis saame neid videosid erineval kujul nii-öelda töödelda, et tõlked alla lisada, saame selle nii-öelda audioga just mängida, mingit kommentaare peale lisada, filtrid erinevad, et kõik, mida efektid, kõik, mida meil on siis vaja video töötlemise juures teha, et seda saab kasutada. Ja Microsoft ise ütles, et nad plaanivad seda natuke edasi arendada ka veel, et see on selline koostöös selle streamiga, eks ju, et kuidas nad siin edasi toimetavad. Ja mõne sõnaga räägin veel tulevatest asjadest ka ja siis viskame pilgu selle Amplify peale ja siis vaatame üle, et mis me siin lõpuks nii-öelda kokkuvõtte teeme. Ja, mis on nagu võib-olla ka selline hästi oodatud asi on see, et real-time co-authoring, ehk siis siiamaani oli see, et üks administraator korraga sai uudiseid muuta ja nendega toimetada. Siis nüüd on plaanis see, et nendele infolehtedele ja uudistele, mida me loome, me saame siis kaasautori lisada, me saame siis nende pundikesi seda muutma hakata seal. Ja sellega siis ongi see, et jällegi rohkem inimesi saab rohkem sisu toota ja kuidas see välja näeb, hetkel veel ei tea, aga see peaks olema nüüd ka lähikuude selline vähemalt eelvaate funktsionaalsus. Content Pane saab olema minu jaoks huvitav. Ma olen töötanud erinevate siseveebi lahendustega, kus on see administreerimise pool just eraldi mingisugune aken sul, kus sa siis ka tõesti valid või töötled mingeid erinevaid veebiosasid, siis Microsoft enda kirjelduses on ka see, et tulebki tõesti mingisugune eraldi mingi pop-up aken, kus sa siis tõesti võtadki valid välja, et mul on siia vaja uudist asja, mul on siia vaja seda, eks ei ole enam seda läbi selle pluss lisa CCC, vaid sul on kusagil kõrval jookseb siis see täiendav abimees, kellega saad drag and droppimisega veebiosas lisada. Formsi koha pealt on see, et kui varem oli see, et Forms ikka võttis oma andmed sinna sama Formsi keskkonda, saime Excelina välja võtta, kõike teha. Kui mul oli vaja seda SharePointi listi saada, siis üldjuhul oli see lahenduskäik oli siin töövoog, et need sinna tõmmata. Siis nüüd on see, et tuleb uus lihtsalt see valik sinna juurde, et salvesta minu andmed Microsoft listsi. Saame jälle edasi töödelda neid andmeid kuidagi. Ja teine asi, võib-olla ütleme, see viimane suurem asi, mis lähiajal võiks tulema, siis ongi see nii-öelda brändi keskus, eks ju, ehk siis jällegi tuleb siin eraldi leht, kuhu me saame ettevõtte brändi loogikad, logod, asjad kõik üles laadida, lihtsamini teha neid selliseid nii-öelda custom fonte ja eks just siin oligi, minu arust oligi täpselt fondid, asjad, mida tegelikult enne nii palju ei saanud muuta. See oli suhteliselt nii-öelda kinnine teema Microsofti keskkonnas, et nüüd neid peaks saama rohkem kasutada ja värvide puhul samamoodi, et see kõik, mis enne käis läbi koodi, eks, et see peaks nüüd nii-öelda lihtsustuma ja selle koha pealt käima. Korraks piilun seda ka, et kus me siin vahepeal küsimusi ei ole otseselt olnud, siis ma jõuan ilusti rääkida ära tegelikult sellise viimase asja ka, mis ma ise leidsin, on selline omamoodi huvitav, eks ju. See nüüd toob natukene seda Viva temaatikat sisse. Eks Vival on selline asi nagu Viva Amplify ja see siis nii-öelda töötab
selles kontekstis nii SharePointi, Teamsi ja muude asjadega koos. Ja siin, mis see mõte taga on? Mõte taga tegelikult siis ongi see, et me saame nii-öelda ettevõttes teha sellised informatiivsed kampaaniad. Kus mina nagu seda võib-olla sellist nii-öelda tegutsemise osa näen, siis ongi see, et ütleme näiteks mingisugune uue toote kasutuselevõtt ettevõttes. Just selles kontekstis, et meil on suhtluskanaliteks ongi Teams, meil on SharePoint, me kasutame erinevaid Outlooki võimalusi. Et siis ongi see, et me saame siis selle baasilt hakata looma neid sellised kampaaniad, kuidas me siis viime selle informatsiooni oma inimesteni, mingisugused laivid, mingisugused erinevad tootepresentatsioonid, et kõik see nii-öelda on võimalik siit läbi käia. Ja me saame siis selle nii-öelda Amplify puhul panna paika siis, eks ju, tead, kes on see nii-öelda kampaania tiim meil siin, eks ju, kuidas see kampaania sisemine temaatika käib, eks ju, eraldi Teamsi grupp tekib, ta loob meile siis sellise nii-öelda SharePointi lehe, kus on see kampaania leht. Millised erinevad kampaaniad meil siin on ja lisaks siis ongi see, et hakkab näitama meile seda reach ja engagement'i ka, et kui palju me siis jõudsime nagu oma nende promomistega ja nende erinevate sisu tootmistega inimestega. Et põhimõtteliselt ongi see, et me saame siin luua erinevad newsletterid, eventid, eks ju, läbi Teamsi panna paika. Ta võib-olla aitab siis paremini nii-öelda hallata seda, et kus, mida ja kuidas nende kasutada. Ja samamoodi jällegi, mis on need nii-öelda kanalid, eks ju, mille kaudu me seda informatsiooni hakkame edastama, et Outlook, SharePoint, Teams, Engage, seda vist Eesti kontekstis ka väga palju ei kasutata, aga iseenesest on võimalik, eks ju, ja tegelikult siis me saamegi luua siis erinevad sisumaterjale, kuidas me viime siis mingisuguse toote just meie töötajatele, et üks asi on see, et me nii-öelda räägime sellest launch'ist, eks ju, aga tegelikult seal taga on ju mingisugused juhendmaterjalid, seal taga on erinevad nii-öelda koolitused, seal on mis iganes sisu tootmist seal veel, ma peangi sinna nimega panema, mis iganes sisu tootmist, kõike seda juurde, et see on võib-olla selline asi jällegi. Tasub mõelda, vaadata, kas see on huvitav asi. Amplify muidugi Viva toote perekonnas. Ei saa me üle ega ümber sellest, et sellel on ka oma nii-öelda hinnastus ja käib selle juures, aga et teha, et see võiks olla nagu mingi asi, mida tegelikult nagu tasub ära kasutada või vähemalt sisse vaadata. Ja kuna ta on siis nii-öelda tugevalt meil seotud selle Teamsi SharePointi poolega, et miks mitte nii-öelda katsetada uued huvitavad asjad, hea jällegi midagi teha. Ja tegelikult ongi see, et miks me siin oleme nagu lõppu jõudnud, eks ju. Väga tore, et kuulasite. Korra pilun ära, küsimusi ei olnud. Kindlasti võite nii-öelda ühendust võtta meiega ja vajadusel saamegi nii-öelda koos vaadata edasi, kui ütleme võib-olla siis syntaxi kontekstis. Üldse selle AI treenimise selle koha pealt ka. Me oleme ise vaikselt, mitte just läbi selle syntaxi, aga me oleme selle AI poolega vaikselt algust teinud, mõningate oma rakenduste puhul kasutanud seda ja õpetanud seda välja, et siit saame jagada enda kogemusi ka ja üheskoos asjadele otsa vaadata, et põnevad projektid kindlasti oleks nagu huvitav vaadata, mida ja kõike sealt välja võluda või siis lihtsalt see, et kui teil erinevad stsenaariumid, mõtted on, jääte ise kuskil jänni, et kindlasti kirjutage, joonistage, helistage, et aitame ja kuulame ära vähemalt, et kas lahendustust oskab pakkuda, aga üldjuhul oskame, aga näis. Ühesõnaga hea, tänud ka minu poolt ja järgmiste kordadeni.